Nii, no meil on siis nüüd olnud aega korraks mõelda, kuhu pidi sa oma otsusega lähed. Mina otsustasin siis anda esimese koha esimesele opositsioonile, teise koha teisele opositsioonile, kolmanda koha esimesele valitsusele ja neljanda koha teisele valitsusele. Martin, kuidas sinu? Mul on sama esimene tunnetus, jah. Minul on lauapooled samad, ehk siis opositsiooni võit valitsuse üle, aga võistkonnad on ära vahetatud. Võitja, ma arvan, üks selline oluline küsimus, mille pealt ma olen ka valmis seda ringi vaatama, on see, et kas laiendus oli piisav. Äkki kõigepealt käime läbi selle nagu nüüd lauapooled või? Nagu selles mõttes opi ja propi. No, ma võin aasta. Et ma arvan, et tegelikult võit läheb oppi, sellepärast, et nagu lõpuks see, nagu kuidas see väites üles seati, kogu see kriteerium, kogu see ühiskondlik heaolu tuli ju see, et me ei saa mingit valimissüsteemi muutust, aga meil tekib see problemaatiline grupp inimesi. Ja minu meelest tegelikult valitsusest nagu kuskilt sellele vastust ei tulnud. Oli kasu ja legitiimsus ja mõlemad kokkuvõttes jäid opositsiooni poolele rohkem. Ma arvan, et sellest legitiimsust mõnes mõttes võib-olla räägiti vähem või ta nagu tegelikult on ju ka muutus selleks nagu siis välja jäävate valijate gruppi praktiliste kasude argumendiks. Esimeses laua poolest oli väga selgelt olemas, eks aga ma arvan, et ka esimeses pooles tegelikult top võidab ja nagu esimene op võidab ka esimest valitsust kindlasti. Aga kuidas me seda laiendust hindame? Kumba siis? Opositsiooni laiendus. Kas teine opositsioon tegi piisava laienduse, mis mõnes mõttes võiks olla selle väitluse nagu võidu määrav küsimus? Ma olen nõus, et see on võitu määrav küsimus. Minu meelest nende laiendus ei olnud piisav. Minu meelest ka nagu see opi kokkuvõttev kõne oli väga nagu adekvaatne, see, mida see kokkuvõttev kõne peab tegema. Aga minu meelest laiendus ei olnud piisav, sellepärast, et neil oli eraldi laiendus olemas. Nad rääkisid sellest, kuidas sõltumata nendest faktidest neid valimisotsuseid tehakse väärtuste järgi, aga tegelikult see on küllalt sarnane sellele Karli ebaefektiivsuse argumendile, kus ta räägib, et otsused tegelikult pole ratsionaalsed, sellepärast, et neid tehakse kas veendumuste järgi või propaganda järgi. Ma olen nõus, et seal ei olnud neid seletusi, mis oli teises opositsioonis. Nad laiendasid oluliselt seda, aga see oli olemas. Ja selles mõttes teise opositsiooni nagu, nad täidavad oma nagu rolli ära, et nad teevad laienduse, selgitavad seda asja nagu oluliselt paremini ja natuke teise nurga alt. Aga see oli osalt juba esimeses opis olemas. B, esimeses opis oli ikkagi ka oluliselt rohkem kui ainult see asi. Oli see nagu õigustuse argument ja oli see ebaefektiivsuse jutt nagu see probleemsest ebaefektiivsusest. Ja minu meelest kõige parem tõestus sellele, et esimene op tegelikult tegi paremat tööd kui teine op on see, et Kerli kõne, seal kus ta võtab nagu selle väitluse kokku ja mis on need peamised põhjused, miks op selle väitluse võidab, on tegelikult ju need, mida mainib esimene op, seal juures Kerli ise ütleb välja ja alustab sellest, et et esimene op rääkis meile seda. Et minu meelest nagu see tuleb ka nagu nii-öelda objektiivselt Kerli kõnest välja. Helerin, mis sinu? Ma olen Martiniga nõus. Minu meelest nagu kindlasti on olemas teises opositsioonis laiendus, nii et me ei saa öelda, et nad ei oleks teinud oma tööd, neil on olemas täpsem analüüs väärtushinnangute kohta, küll aga ma olen Martiniga nõus ka selle koha pealt esimesest opositsioonist tulevad need algsed ideed selle argumendi loomiseks ja lisaks sellele on neil palju täpsem kirjeldus siis sellest, milline on populistide mõju ühiskonnale, millised on need ühiskonnagrupid, kes jäävad kõrvale, lisaks sellele nad räägivad ka rohkem selle testi legitiimsusest ja muudest olulistest argumentidest siin väitluses, nii et ma ütleks, et esimesest opositsioonist tuleb märksa rohkem olulist materjali selle väitluse jaoks. Minu loogika nende omavahel, siis esimese teise opositsiooni omavahel ära vahetamiseks võrreldes teie valikutega oli see, et kuna legitiimsuse küsimus oli olemas esimeses lauapooles, aga teises lauapooles legitiimsusest räägiti oluliselt vähem, ehk siis see, mis oli esimesel opositsioonil nagu sisse toodud, ta päriselt nagu väitluse lõpuni välja ei kandunud. Nad tõid sisse selle siis reaalse kasu küsimuse, ehk kas otsused reaalselt muutuvad
ja siis selle, et mille pinnalt inimesed need otsused teevad, aga see oli eriti näiteks esimese opositsiooni teises kõnes oli väga minimaalselt puudutatud, see oli praktiliselt nagu 2 lause tasandil puudutatud ja mõnes mõttes see muutus, ma arvan, väitluses nagu üheks kõige olulisemaks küsimuseks ja teine opositsioon tegi sellega, võttis selle ja tegi sellega väga hea töö. Nüüd ma küsisin iseenda käest ka selle väitluse käigus, et kas see on piisav laiendus selle väitluse jaoks, kuna nagu sügavam analüüs iseenesest võiks olla piisav laiendus, siis ma esimese hooga leidsin, et see on piisav ja seetõttu panin teisele opositsioonile esimese koha, aga ma olen valmis seda ringi vaatama. Minu meelest on nii, et jah, see laiendus on piisav, aga me ei peaks esimest opositsiooni karistama selle eest, et nende argumentidest pärast räägitud. See algas tegelikult peale Joosepist, kes ei vastanud absoluutselt nende argumentidele, siis Vlad ei pidanud põhimõtteliselt nendest rääkima, ja ilmselgelt teine laua pool ei räägi nendest väga palju, sest et tahavad enda materjali prioritiseerida, aga see ei tähenda, et esimese opositsiooni materjali ei oleks olnud hea ja väga relevantne selles väitluses. Nii et minu meelest nad ikkagi andsid suurema panuse OP-il selle nagu väitluspoole võitmiseks kui teine OP, mis siis, et sellest nagu nende õigustuse argumendist lõpuks räägiti väga vähe, nagu nende Karli kõnes oli see selgelt hästi seletatud ja see on pigem teiste tiimide viga, et nad sellele ei reageerinud. No tõsi, aga kui vaadata nagu väitluspilti tervikuna, et millest väitluses proportsionaalselt kõige rohkem räägiti, siis proportsionaalselt kõige rohkem räägiti sellest, eks, et kas midagi selles valimiste tulemuses nagu sisuliselt muutub ja see oli see, mille kohta ma sain nagu teiselt opositsioonilt rohkem analüüsi, et see, et kas me põhimõtteliselt võime nii teha või ei või nii teha, see küsimus nagu taandus ja seetõttu, kuna väitluse jaoks nagu kõige olulisem, ja mõnes mõttes ka teema jaoks kõige olulisem küsimus on see, et kas me selle testi sissetoomisega saame nagu mingi kvalitatiivse muutuse, sellest tulenevalt mulle tundus, et nagu teine opositsioon analüüsis seda põhjalikumalt ja paremini ja seetõttu nagu pani suurema panuse siia väitlusesse, aga ma võin olla nõus, et Karl oleks saanud veel paremini teha, ta oleks pidanud ka õigustuse argumentis jõudma välja kuhugi sinna, et okei, et kui seda riigi vastu seda kaitset on vaja, siis nagu millesse siis nüüd praktiliselt tegelikult lõpuks väljendub. Ta ei jõudnud, ta oleks saanud seda paremini teha, aga mulle ikkagi tundub, et esimese OP-i sai tegelikult nagu kõik need põhilised mõtted, mis lõpuks OP-il selle väitse võita aitsid. Jah, jällegi, et nagu me ei saa karistada esimest opositsiooni selle pärast, et teised ei tegelenud nende materjaliga valitsuse poolel. Neid nagu niivõrd karistama, lihtsalt üritan vaadata, et mis nagu väitluse terviklikust sellest proportsioonist, nagu kes tegeles selle kõige olulisema küsimusega, millisel määral, ja mulle tundub, et teine opositsioon tegeles selle kõige olulisema küsimusega rohkemal määral kui esimene opositsioon, aga no mina olen jätkuvalt seda pidi, et esimene OP peaks olema kõrgemal kohal kui teine OP. Okei, aga me saame korraks vaadata valitsuse poolt ka? Minu meelest siin on probleem veel akuutsem, sellepärast, et tegelikult Ennu kõnes on minimaalne laiendus. Okei, tal on mõned võib-olla sellised ümberlüketes olevad uued ideed ka, aga siis minu meelest nagu tema nagu tegelik laiendus, millel oli ka mingi seletus juures, oli siis see jutt, kuidas inimesed jälgivad seda ühiskonnas toimuvat diskursust ja seeläbi on poliitikud osutuvad pidevalt mitte ainult 1 kord 4 aasta jooksul. Okei, aga see on selline nagu väike praktiline kasu, mis sellest plaanist tuleb. Minu meelest ta rääkis seal, ta mainis ka näiteks mingid vähemuste huvide kaitset, aga ta kunagi seletanud, kuidas see tuleb minu meelest selle plaanil ja ma siiamaani tegelikult ei saa sest aru, see ei ole ka minust nagu super intuitiivne. Ja minu meelest Viki ja vähemal määral Joosep tegelikult rääkisid nagu nendest erinevatest praktilistest kasudest, mis tänu sellele plaanile võiks tulla, mis olid jällegi laiapõhjalise maad kui see üks mõte, mille pakkus Enn. Ja minu meelest tegelikult Triin natukene kukkus läbi ka oma rolli täitmises, et ta valis küll 2 punkti, mille seda väits kokku võtta, aga teisest punktist ta tegelikult rääkida praktiliselt ei jõudnud. Et minu meelest kokkuvõttev kõne tegelikult ei teinud seda, mida ta täpselt peaks tegema. Laiendus oli üsna minimaalne. Okei, me võime öelda, et laiendus oli, see ei saa öelda, et nad üldse seda ei teinud, aga ta oli üsna minimaalne. Esimeses valitsuses jah, oli ikkagi nagu 3 korralikku argumenti, okei, 3. kõige väiksem. Kindlasti ka nemad oleks nad parem teha, Joosep oleks võinud teha hoopis rohkem ümberlükkeid, tänu sellele nad kindlasti kaotavad esimesele opositsioonile.
aga minu meelest suht selgelt teise valitsuse panus sellesse väitlusesse oli kõige väiksem. Seda olenemata sellest, et me tegelikult Joosepilt saime väga vähe reaktsiooni. Absoluutselt nõus, et see oli Joosep väga nõrk külg. Minu meelest esimeses valitsuses suures laias laastus tegelikult kõik, nad saavad selle koha tänu Vikile, et Joosepiga see lisaargument tegelikult on, ütleme, analoogselt hästi väikese mõjuga, nagu oli Ennu laiendus, et pingutus on väärtus ja siis, ma ei tea, pead seal hakkad rohkem neid poliitikuid jälgima, et need on selles mõttes nagu analoogse võib-olla väärtusega asjad selles väitluses, aga teiselt valitsuselt ikkagi ootaks midagi nagu suurt konstruktiivselt uut, mis nagu muudab selle väitluse käiku, eriti kui siin on seda pidi, et esimene meie meelest on esimese valitsuse võitis, siis nagu see peaks tegema midagi, mis seda väitlust muudab, mitte tooma lihtsalt ühe väikse argumendi juurde. Ja, ma olen nõus Martiniga, minu meelest ka nagu eriti jääb puudu teisest valitsusest sellest, et nad kuidagi eristaksid oma materjali esimese valitsuse omast, nagu nad teevad mingil määral ümberlükkeid, nad räägivad natukene nendest valijagruppidest, kuidas nende käitumine muutub, aga nad kuidagi ei erista seda esimesest valitsusest, see on pigem ümberlükke kui eraldi argumendina ja nagu see ei ole piisavalt suure kaaluga minu meelest, et võita esimest valitsust. Minu jaoks oli Ennu laiendus piisav. Minu meelest see, et ta selle kodanikuaktiivsuse sisse tõi, juhul kui Triin oleks seda nagu hästi edasi viinud, oleks see olnud täiesti nagu hea viis, kuhu seda teemat viia teises lauapooles. Minu üks probleem veel on see, aga ma olen nõus sellega, et Triinu kokkuvõttev kõne tegelikult ei täitnud seda. Ja seal on probleem sellest ka veel, vaata, ta ei jõua tagasi sinna väitluse kriteeriumini. Ta jutustab meile uuesti üle neid nagu argumente, aga ta tegelikult ei paki seda väitlust kokku erinevalt siis Kerlist, kes seda tegi on ju nagu hoopis paremini. Et minu meelest me ei saa ka nagu on ju teise valitsuse hindamine ei seisne ainult selles, et kas need oli laiendus või mitte, vaid küsimus on ka, et kas nagu kokkuvõttev kõnele teeb oma tööd. Ja ma ütleks, et siin ikkagi Triin ei teinud päris hästi. Ma olin hästi kriitiline nagu kuulates väitlust selle osas, et Joosep oli minimaalselt reaktiivne ja tegelikult väitlusesse nagu sisuliselt ei panustanud nagu peaaegu midagi ja seetõttu mul oli nagu keeruline anda esimesele valitsusele tervikuna kohta üle teise valitsuse, kus ikkagi mõlemad väitlejad tegid sisulist tööd, kuigi tõsi, ei täitnud oma seda rolli. Aga ma olen tegelikult okei sellega, et vahetada neid ära, kuigi eks klausliga, et see tegelikult oli rohkem peaministri töö. Ja absoluutselt nõus, aga ma arvan, et see ongi hea näide sellest, kuidas väitlusesse hindamine on holistiline ja me vaatame siis kogu võistkonna panust koos ja tegelikult võib ka olla nii, et üks inimene teeb kogu töö ära. Siis antud juhul siis ta ei teinud, ütleme, et kogu töö selleks, et saavutada see 3. koht, mitte siis paremat selles väitluses. Just, ma võib-olla lisaks siia veel juurde selle, et kui me nüüd räägime sellest, et Joosep ei vastanud väga opositsiooni materjalile, siis ma julgeks siin kohal öelda, et nagu Ennu vastused ei olnud ka piisavad opositsioonile, nagu me näeme, nad kaotavad siis kõigile opositsioonitiimidele. Lisaks sellele me näeme, et need ei olnud väga põhjalikud, näiteks kui väga suur osa rõhust teise opositsiooni kõnedest oli just sellele, et kuidas need testid tegelikult ei mõju ja kuidas inimesed hääletavad väärtuspõhiselt, siis me näeme, et nagu seda vastust sellele ei tulnud minu meelest teisest valitsuses, nad ei tegelenud selle materjaliga aktiivselt, nad ütlevad väiteid, aga nad ei põhjenda nagu miks nende vaated ja nende testid tegelikult töötavad või kuidas need kasud ühiskonnas tulevad, et selle osaga nagu ei tegeletud nende tiimi poolt eriti. No nad üritasid seda ringi pöörata, eks nad üritasid öelda, et nii käibki, et sa valid oma maailmapilti, aga et nad üritavad, eks ole, maailmapildi ja realistlikkuse kokku viia, üks on esimene samm ja teine on teine samm, et minu meelest see seletus tegelikult oli seal nagu olemas, see küll ei saanud võib-olla nagu nii palju aega, kui see oleks võinud saada kõnes ideaalselt. Okei, aga ma arvan, et on täitsa nagu okei, isegi kui see on ainult ühe inimese panus, mis tegelikult väitluses ei peaks nii olema, on okei vahetada siis 3., 4. koht omavahel ära ja öelda, et esimene valitsus oli teisest valitsusest parem, sai 3. Kas
kui meil on midagi nagu, mis me saame veel selle esimese teise koha nagu otsustamiseks kuidagi muuta, selles mõttes, et kas teil on nagu mingi hea ümberlükke mu sellele mõttele, et kui me vaatame väitlust tervikuna, nagu sa ütlesid holistiliselt, et siis sellest väitlusest tervikuna käsitletud küsimuste olulisusest teine opositsioon tegeles olulisemate küsimustega, kui vaadata nagu võistkonna aega terviklikult, kui see, millega tegeles esimene opositsioon. Mul on sellele 2 vastust. Esiteks, ehkki lõpuks jäid need mõtted kõlama rohkem, siis minu meelest nende mõtete alged olid olemas ka esimeses opositsioonis. See on laienduse küsimus, eks? Et kas oli piisav laiendus? Jah, aga kui me mõtleme nüüd nagu seda nagu teema sisulist panust siis olulisemad erinevatesse väitlusküsimustesse, siis jah, sellest kõige olulisemad väitlusküsimusest võib-olla nemad kuulutasid potentsiaalselt rohkem aega, aga nende see nagu lisasisu ei olnud minu meelest nii suur, kui see sulle paistab. Ja teine asi, minu meelest me ei peaks diskrediteerima seda õigustuse seletust, mis oli Karli kõnes, lihtsalt sellepärast, et ta jäeti sealt välja, sellepärast, et see oli ka ikkagi oluline ja hästi seletatud. Lihtsalt see on teiste väitlejate viga, et nad ei räägi olulisest jutust, mitte siis esimese opositsiooni viga. Ega lihtsalt, kui ma vaatan seda, mida teine opositsioon tegi, eks, nad rääkisid sellest, mis on tagajärg, juhul kui me jätame mingisuguse arvestatava hulga inimesi, eks ole, kõrvale, ja siis nad läksid edasi sellesse, et nad tõid nagu reaalseid näiteid selle kohta, kuidas teadmine ei mõjuta siis seda väärtuspõhist otsustamist, no näiteks see sama riigikaitse näide, eks. Minu arust see oli nagu hea, pluss see, et nad tõid sisse selle, et kus kohas jookseb nagu poliitilise otsustuse ja kus kohas jookseb nagu selle siis nagu tehnilise otsustuse. Ma olen nõus, et need on kõik head argumendid. Ja millesse valija sekkub ja millesse valija ei sekku. Mina olen nõus, et need on kõik head argumendid, sellepärast nad saavad teise koha, aga minu meelest nagu esimese opositsiooni oponeeruv kaasus selles väitluses oli laiapõhjalisem ja see laiapõhjalisus oli ka piisavalt hästi ära sealt, nii et minu meelest see nagu kaalukauss seal läheb ikkagi esimese opositsiooni poole. Aga võime ka hääletada, kui me ei ole ühel meelel. Ja. Võime hääletada, kui ei ole midagi. Sest mul on tunne, et ma ei muuda enam oma arvamust. Ma olen nagu aru saanud, kus ma selles küsimuses olen. Ma just praegu vaatasin Karl Martini need märkmed ka üle ja siin on suhteliselt selgelt räägitud päris pikalt uskumustest, sellest, kuidas manipulatsioon pigem mõjutab neid uskumusi kui neid faktilisi teadmisi ja sellest, kuidas inimesed teevad valikuid vastavalt oma uskumustele, mis on väga tugevalt siis see, millest räägib teine opositsioon meile. No aga kui keegi oma otsuses muutust ei näe, siis ma arvan, hääletamine on 2-1, eks ole. Mis tähendab, et meie otsus on, et võidab esimene opositsioon, teine koht on teine opositsioon, siis esimene valitsus ja siis teine valitsus. Kas me vaatame kõneleja punkti ka? No paneme kiirelt ära, ma arvan, jah. Viki? Okei. Minu esimene tunnetus oli siuke 78. Jah, tõenäoliselt küll, sinna kanti. Aga võib-olla ma olin natuke liiga karm, et võib-olla tegi ka panemat tööd. Ma arvan, et see tegelikult on mõistlik, sellepärast, et me ei saa seda tippu ka liiga kõrgele viia. Meil on siiski vaja panna kõrgematele kohtadele kõrgemad spiikripunktid. Okei, minu meelest Viki ja Karl ja võib-olla ka Kerli olidki selle väituse nagu parimad kõnelejad. Mina panin Vikile isegi kõrgema, mina olin 81 Vikiga, aga ma olen valmis tulema sealt alla, nii et kas me kuskile jääme... 79. Paneme 79 siis, jah. Nii, Karl? No Karl võiks saada mingi umbes 2 punkti rohkem, nüüd äkis 81. Jah, mul oli 81 on okei. Joosep? Oli minust selle väitus üks nõrgemaid kõnelejaid. Esimese hooga ma panin 74. Aha, ma olin kõrgem, ma olin 78, aga ma võin alla tulla. Aga mis sa Elerin arvasid? Ma paneks mingi 75, ma arvan. Võib-olla 74. Peame vaatama, et see nüüd tuleks kokku ka, aga 75 võib-olla siis on okei. Ja Vlad? Vlad oli selline nagu okei. Ta ei olnud nagu kõige parem, aga ta tegi oma tööd väga hästi. Ma arvan, et ta võiks olla 1 punkt alla Vikit äkki vähe. 78 siis. 78, mul oli algselt 80, ka 1 punkt alla Vikit, nii et 78 on okei. Nii, Enn. No enne Triin, ma arvan, peavad on ju selle väituse kaotama. Mõlemad tegid on ju kehvasti, võib-olla meil pigem seda arvamus, et Triin oli natuke kehvem, et siis Enn on äkki Joosepist 1 punkt rohkem või? 75 oli Joosep, 76 on.
sest sulle tegelikult ka laiendus meeldis. jah. Ja siis Triin äkki siis peaks olema... No Triin ma paneks alla Joosepi. 74. Kas see tuleb siis võrdne? Ei Vikile. Ei tule Vikile rohkem, jah. Mart. Mart on see, on ju, kelle pärast teine op ei võida minu meelest. Et Martile peaks panema, ma ütleks, palju meil oli Karli ja Vlaadi vahe? 3. Okei, no ma paneks talle äkki sama, mis äkki üks alla Vlaadi. 77 siis. 77. Ja siis Kerlile paneks seal näiteks mingi... Oota, Mart 77. Jah, see sobib. Okei, mu enda punktid olid sellest erinevad tänu oma sellele. Jah, aga meil otsus ka erinevad sellest. Ja Kerlile paneks siis... 80 äkki? Ma paneks talle... Karl oli 81. Jah, mul algselt Kerli oli 83 mul algselt, mida ma arvan, ta tegelikult nagu vääris. Jah, aga see on jällegi otsuse muutus, on ju. Jah, et 80. Ja siis matemaatika vist peaks tulema kokku peame. 80, esimene op 81, 78, teine op 77, 80, jah. Siis meil on 79, 75 ja 76, 74. Jah, tuleb ilusti. Siis meil on otsus. Väga hea, hea töö. Aitäh.